Ja vaata, esimene teadmine, mis teil täna peab jääma, see, et inimesel on ainult üks elu. Meil kõigil on ainult üks elu, see elu on nii ilus ja see on nii habras. Isegi siis, kui vahel on meil must ja kõik ei lähe mitte nagu vaja, on see elu üks ilus ja ainukordne. Ja seda tuleb kohutavalt hoida. Ja teine võimalus, teine suur teadmine on see, et õnnetusi saab ära hoida. Õnnetusi saab väga palju ära hoida. 30. augustil möödunud aastal sai meie kiirabi kutse niisuguse kohta nagu Türisalust läheb edasi see pank, see suur Türisalu pank, võib-olla osadest teab, mis asi on Türisalu pank. Kõrge pank, hästi kõrge pank. Ta läheb edasi metsa sisse, nii et seal 10 kilomeetrit edasi on ta sügaval metsa sees. Ja kutsejad kell 4 öösel olid sama vanad kui teie. Nad olid ükskil 13 ja 14 ja kutsejad kutlesid, et nende kaaslane on kukkunud seal pangalt alla. Ja juba kutsest oli selge, et kogu see seltskond, kes kiirabi kutsus, olid kõvasti purjus. Ja kui me sõitsime sinna kohale, Päästeamet tuli ka sinna, Päästeamet, politsei, meie, siis see oli niivõrd metsa sees, sinna ei saanud absoluutselt ligi ja Päästeamet otsustas, et natukene meile seda vaatepilti seal nähtavamaks teha, et ta toob meile prožektorid Basiiliumist. Ja see, kui nad prožektorid vedasid, tuli meie ümber 20 last. Tõesti, nad olid kõik ametlikud purjus ja siis nad olid teised, nägid, Päästeamet on meil, politsei ja Päästeamet on meil üks mustades riietes, politsei on sinistes riietes, kiirabi on punastes riietes ja siis nad leidsid, et kuna taskelambid olid seal valged, et me oleme siis nagu kiirabi töötajad, siis nad tulid, võtsid meil õlmast kinni ja nõudsid kohe kõvasti, et nüüd olge kena ja tehke meie sõber terveks. Et te peate lubama, enne kui te seda sõpra vaatate, te peate lubama meile, et te teete meie sõbra terveks. Ja me läksime sinna kohale, kui Päästeamet selle valguse sinna paika sai, oli selge see, et vaadata seda poisikest oli jäku tunne, et nutma tahaks hakata. See poisik oli kukkunud 20 meetrit, lagipead oli kukkunud vastu kivi, pead tal enam seal lagipead ei olnud, seal ei olnud ka koljutanud. Ei olnud tal ka ühte silma, sest see oli vastu üks oks oli seal katki, puruks ajal. Ei olnud tal ka lõualuud, selle asemel olid luukillud ja poisike veel hingas ja pulss oli olemas. Ja siis seisavad need lapsed seal ümber ja ütlevad, et te peate ta terveks teha. Mis te arvataks? Teda on võimalik terveks teha. 4 tundi hiljem oli see poisike mustamailis suht. Ja vaata, siin ongi nüüd niisugune lugu, et tegelikult oleks võinud kohutavalt palju olla inimesi, kes oleksid võinud selle õnnetuse ära hoida. Mis te arvate, kui palju neid inimesi? Mis te arvate, kui palju neid inimesi võiks olla? Teate, ma arvan, et kuskil 50, 60 või 70 inimest oleks saanud seda õnnetust ära hoida. Esiteks, kokku selgus pärast, et seal oli 22 last. Nendel lastel, oletame, et kõigil ei olnud päris isa ja ema, mõnel oli ainult ema, aga ikkagi, võtame kõige tagasihoidlikumalt, 30 täiskasvanud oleksid võinud seda õnnetust ära hoida ja kuidas? Kui nad oleksid huvitunud, kus on nende laps kell 3 öösel, kott pimedas. Kui nad oleksid helistanud ja selle peole lõpu peale teinud. Sealt sõitsid mööda 10 autod, kes nägid, et kari lapsi käitub väga imelikult. Kui üks neist oleks võtnud ja võtnud numbri 110 ja öelnud, kuule, midagi on lahti, tulge, vaadake, mis jama see on. Ja teate, kõige rohkem oleks saanud seda õnnetust ära hoida üks 18-aastane noorsaam. See 18-aastane noormes oli saanud just nädalaga tagasi 18 ja tema arvas, et tema on nüüd see hea inimene, tema armastab oma nooremaid koolikaaslasi nii väga, et ütles, et lapsuk, tooge mulle see 600 krooni, ma olen toonud talle selle alkoholi siis poest välja. Ka tema oleks saanud seda õnnetust ära hoida. Aga teate, meie ei saanud. Ja mis me siit siis järeldame? Seda, et õnnetusi saab väga sageli ära hoida. Õnnetusi saab niivõrd palju ära hoida ja tegelikult pidage meeles seda ka siis, kui te olete kuskil noortega koos.